tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduköögis. Täna ma pean tegema perele maitsvat toitu. Ole mulle seltsiks. Täna ma tahan teha huvitavat saia kirsitäidisega. Mul on võetud siin 80 millilitrit piima. Toasooja. Grammi on võetud kuiva pärmi. Selle ma lahustan siin ära, jätan ta seisma. Siin taina jaoks jahu 300 grammi. Kallan segamisnõusse. Siia lisan soola 5 grammi, 30 grammi on suhkrut. 1 detsiliiter on kohvikoort ja 1 muna. Selle ma löön siia lahti. Vaatan, kas kõik on korras munaga. Lisan siia. Ja ma kallan selle pärmiga siia sisse ja viin ta mikserisse segamisele. Taigen on segatud. Näete, selline paras. Nüüd panen selle taigna siit, võtan. Ja panen siia kaussi jahu peale. Hästi vähe. Et ta ei kuivaks. Ja panen ta nüüd praeahju kerkima. Siia sisse saiale ma panen rosinad ja kuivatatud kirsid. 50 grammi on mul kuivatatud kirsse. Need on pestud ja siin ma need kuivatasin ära. Nüüd ma hakin nad peenemaks. Natuke jahuga kokku lauda. Nüüd on see jagada vaja 5 osaks. Üks, 2, 3, 4, 5. Võtame niimoodi. Ja panen siia pannile. Nüüd valmistan ette 24 küpsetusvormi. Panen siia paberi. Lõikan üleliigse ära. Määrin võiga paberi ära, et pärast oleks kergem kätte saada seda paberit. Määrin ka selle küljed. Ja asetan selle siia peale tagasi. Nüüd võtan ühe pallikese. Ja katsun teda rullida piklikuks. Ja nüüd selle poole maa pealt võtan selle maa pealt, vajutan sellega, lõikan läbi sellised. Nüüd võtan need rosinaid täidist ja panen siia täidise. Nüüd keeran siit natukene peale
ja hakkan siit nüüd kokku kerima. Rulli. Ja näete, ma sain nüüd sellise rulli. Alumise otsa jätan allapoole ja panen ta nüüd küpsetusvormi selle rulli välimisse serva. Sama teen ka teistega. Viimase siia sisse. Ja nüüd ma panen nad 30 kraadi juurde kerkima. Minu sõjakene kerkis ilusti, määrisin pealt munaga ja läks ahju 175 kraadi ja 17 minutit. Võtsin ta nüüd välja. Nüüd ta jahtub. Minu tänane sai ootab mind siis sööma. Sai on lahti lõigatud. Sees on kirsid ja rosinad.